Täna kuulutati avalikuks uus Eesti suurima auhinna fondiga kirjandusvõistlus bestseller. Selle võistluse ellukutsuja kirjastuse Pilgrimjuht Tiina Ristimets on siin minu kõrval ja räägib, miks selline võistlus teoks sai. Millist lugu otsid? Eelkõige me otsime uut, ägedat, väga erilist ja võimsat lugu, millest võiksid laiemad auditooriumid osa saada ja me anname võimaluse juba eos seda lugu ja neid käsikirju, mida me loodame, et tuleb palju, vaadata siis kui tervikut ehk ka võimalusele teistesse meediumitesse nagu tele- ja filmitsenaariumid, lisaks siis muidugi ka raamatule, millest saab alguse kõik. Ehk siis otsime uut, ägedat, võimsat lugu ja julgustame kõiki professionaalseid kirjanikke ja ka uusi autoreid, kes võib-olla veel ei ole julenud midagi kirjutada või on kirjutanud, aga on kirjutanud sahtlisse, siis need lugusid meile saatma. Kui teil on hea lugu, hea idee, kui teil on kirjutamisoskus, kui teil on tahtmist ja julgust, siis võtke osa. See kirjandusvõistlus bestseller toimub 3 kategoorias: ilukirjanduslik proosa, aimekirjandus ja lastekirjandus. Kes on žüriis? Žürii olemegi kokku valinud siis sellisel põhjusel, et kõik need inimesed on professionaalid, nad on otsapidi kokku puutunud sellise nähtusega nagu bestseller. Ilukirjanduse žüriis on Mihkel Raud, kes on teatavasti ise suure bestselleri Eesti mastaabis autor. Ilmar Raag vaatab asjad filmi poolelt, Aita Kivi, Eesti tunnustatud väärikas naiskirjanik, Heili Sibits, Postimehe kultuuri lisapoolt ja Elisa Raamat, kes on meie koostööpartner, siis nende esindaja on samuti ilukirjandusžüriis. Aimekirjanduses, üllatus, oleme me ise põhjusel, et kirjastus Pilgrim on juba 12 aastat andnud välja selle žanri parimaid pärleid. Me valime neid koos Ingridiga, kes teatavasti saadet Halva Kosmos, kus neid teemasid kõige rohkem ja huvitavamalt käsitletakse. Ja siis muidugi on meil lastekirjandusžürii, mis on selles mõttes uudne, et lapsed on kõige ausam ja kõige raskem publik selles mõttes just nende aususe pärast, et nad ei loe midagi, mis neile ei meeldi või midagi, mis on muu maailma jaoks popp või hea. Nad tõesti otsustavad ise, kui neid see raamat haarab, siis nad seda loevad, kui mitte, siis nad ei loe. Ehk me saime teada, et peab olema põnev, lõbus ja peab toimuma palju tegevust. Ehk lastekirjanduse žürii liikmed on meil lapsed, kes siis suvi läbi neid loodetavasti palju saadetud käsikirju loevad ja hindavad ja annavad siis välja ka auhinna. Nii et kirjanikud, võtke välja oma suled, võtke välja sahtlisse kogunenud teosed, saatke need meile, uurige lähemalt lisa Facebookist. Kirjanduskonkurss bestseller on tänasega avatuks kuulutatud. Aitäh! Aitäh!